nii, oleme siis Undva panga juures ja ega siit siis saab minu, ütleme siis matk, üksi matk saab alguse. Matk saab alguse. Siit hakkame minema. Stopp. Noh, jah. Umbes loodame, et tuleb välja siuke asi. Ära eksida on raske, meri peab alati vasakule jääma, see tuleb meelde, et kui ta paremale jääma hakkab, siis ma olen poole kõndima hakanud täis peaga. Või tähendab väikese pistu peaga. Varustustest telk, magamiskott. Mõned joogid on ka kaasas siin. Mõned õlled. Mis see oli? Üks konserv on kaasas. Üks banaan. Mõned õlled. Ja hunnik viina. Siin on tehtud valmis. Viina paraku ei ole ja siis on veel igasugused asju. Siin akupangas. Ma pean nii ehk naanku koti tühjaks võtma siin, et siis panevad teil ilusti vetsu paber. Seda veel kasutama. Seda kasutama meil, jah? Üks vorst oli veel siin need. Tööriistad siin, kõik asjad on olemas, jah? Et seda peab ka kasutama. Lifestraw. Pole ka veel kasutanud see reis. Ja kusagil järgmine pool, kus töötab. Aga siin peab veel asju välja võtma. Sa lähed siis autoga tagasi ja mina lähen siis sinna edasi. Davai. Davai. Seega ka, seda läheb vaja. Davai. Annaks teada, kui ellu jääd. Eks ma annan teada, jah? Tšau. No nii, esimesed sammud matka tehtud. Kott ei olegi, tundugi üldse väga raske. Kilekott tundub raske. Jooke täis vett ja need õlled. Et kui nüüd seljakott oleks seljakott suurem, kui seljakott poleks mingi probleemi. Käe otsast tassimine on nagu see, mis on praegu tüütu. Vaatame, kui mõned pudelid pressin midagi kuskil sinna sisse veel. Siis tõesti kott ei tundu väga raske. Nagu nägite, mängisin natuke ümber endal asju, kuidas ma endal asjaid jagasin, et kilekott ei olnud mõtet, kilekott on raske käes. Magamiskott andis ruumi, pigem siis pudelid seljakotti pannud, seljakott on lihtsam neid kanda. Et siuke väike lüke lihtsalt ja ilus on siin küll, midagi pole öelda. Ja vaikne rahulik on ka. Ma loodan, siit on rada mõeldud. Pank läheb pärast kõrgemaks. Ma loodan, et see on nagu see koht, kus käiakse. Ma ei tea, tulin just üles kuskilt, aga... Kurat, aja! Alus. Vaatame, et kas on. Läbi võtab ikka see värk. Siin on mingi auto tees vist või? Või on järgmine koht või? Laud on seal väljas. Vaata, mingi niuke asi on siin. Huvitav, kus nad siia ligi on saanud siis? Täitsa äge, huvitav. Kuskilt on mingi tee siis. Järelikult läheb. Siit samast lähebki. Kus on tüüpine siis? Huvitav. Undva pank ongi siin kohe vasakut kätt. Mida siit korra nagalt võibosta vaadata. Ma arvan, et see tuleb mingi päris tee ka kuskilt kuhugi. Aga siin peaks see pank olema, jah. No näed. Ütleb ikka päris siuke rada, metsarada ka nagu. Mitu päeva nüüd on suve nautinud ja siukse palavaga vahepeal oli 30 kraadi. Praegu on 66-7, vast 7 võib-olla. Aga vahepeal päeval oli 30. Ja päikse käes oled. Vaata, kõik nahk hakkab käärle maha tulema vaikselt. Kreem on küll peal, aga vähemalt midagi võib-olla aitab ka, jah. Vaadake. Ei tule. Vaata, kui lillad täitsa on vetikad, nagu täitsa või roosad õigemini. Roosa sini vetikas. Jaa. Ei tule. Ei.
väga võimas pank. Ilus tee on küll, midagi pole öelda. Jalutada siin on mõnus. Ega siis pikka juttu olegi, et ongi hea vaiksus vahepeal rahulikult jalutada. See klappe pole peas, mitte mingit muusikat ega isegi Crazy Ride'it mitte. Et võib-olla kunagi mingit panen, aga praegu on tõesti, see on nii mõnus, et noh, vana sõjaväe asi. Keegi on paadiga merele tunda. Midagi pole näha siin. Lipp on väljas. Paat on küll siin, aga mis siin siis on? Klaastaara lihtsalt. Jah. Siin on jah, mingi värk. Palav. Huvitav trepp siuke enne sadamat. Läksime siit ka sadamasse. Vei kapsas. Vaatame nüüd sadamasse. Mingi tee siit viib ikka. Peaks ütlema, et see Mõntu sadam oli nagu ägedam kuidagi. Muidugi siin on nagu see oli ka loodus ilus. Siuke pisik sadam on, ega siin midagi väga nagu ei ole. Kalalaevad vist jah. Riitas huvitav nimi. Väike sadam on veel kai seal. Huvitav sadam jah. Ma oskagi nagu hinnangut anda kohe talle. No nii, sattusin mingi baari juurde. Baari täname nagu Meremarket. Vain, sahe. Veelekõrts. Siin on veel nagu mingi asi. Huvitav, see on päris töötab. Saare karu. Ma ei tea, kas see on kellegi maa siin või? See on avalik koht. Silti või midagi ei ole. Google Mapsi vaatame, ei läks sellest üles siit. Kellegi maa peale võib-olla. Vaatame kohe. Küla on siin. Et see oska mõtlema. Sealt on siit. Vaatame, see on täitsa majad ju. Olekski uskunud siukse mõtlema. Väsinud. Üks õlle tegevad kuskil. Raalikas kohas. Mõistab, mitte busse peatus. Bussvatter ka. Peatuse, noh, need lilled on siin isegi pandud. Põhikast saab selle pudelit poole siia panna. Diivan. Noh, täitsa lõpp. On kõik olemas ja mis tahe. Oh, peegel isegi. Peegel, kell. Lilled. Täitsa lõpp. Vaata, mis sulle koht. Veere. Väike paus tuleb ette võtta. Veere Pidula. Ei tea, mis koht siin.
siia võin jõudma siis. Täna ööseks olen siin alles. Siit hakkasin tulema. Et ei olegi nagu... Oskamatu, et ma olen kuidagi vaata, et ei olegi nagu väga palju kõndinud. Teid on päris palju veel kõndida. Kilomeetrite järgi, aga võib-olla see mööda mere äärt, vaata, väikeste teede peal. Et teed igast sakke teed sisse. Mis tundub. Läheb teele. Ma lähen selle tee peale siis. Kaua ta ikka siin? Aja! Okei, lähen siin tee peale. Ilusad kohad tegelikult, pole midagi öelda. Meri kohe, siin samas grillikohad, istumiskohad, mis peldikud olid, ma ei tea, puid oli võib-olla isegi seal. Et väga hea, tublid RMK vennad. Käin ikka ühe korra vees ära veel, ei saa ikka nii palav on. Tõmbab laskemaks veits. Ega mul on mingi 8 kilti veel minna, et kell on 8:30, 8 kilti. 8:30, oi raisk, 10:30. Ega ongi 10:30, ega ma jõuan napilt väikse loojangu ajaks telgiga, nii et ega tegelikult läheb jah kiireks, isegi natukene, kui aus olla. Noh, samas teine on variant, kui ma tõesti ei jõua kohale, ma võin ju ükskõik kus tee peal ka panna telgi, aga 8:30 on liiga vara, ma näete ju kõrge 8:30 päike on veel, nii et ilus metsaanune on siin, meenutab natuke juba sellist Lõuna-Eestit. Sipegad on hästi palju igal pool. Aga jah, täitsa ilus roheline, ma arvan, et 1 kilomeeter, ei, mitte isegi nii palju veel, ma peaks kohal olema telkimisalal. Kuhugi siia kanti peame telgi panema, siin nagu on pingid kohad oleks kuskil siin, aga seal kaardi järgi oleks nagu näitas, et telkimisala on nagu vastaspool. Ma ei saagi aru, et kus on siis see, et noh, kus need rajad lähevad selles mõttes, et ei taha ju pihta ka saada kätte, aga noh, samas öösel tulevad siia keegi mängima. Ei tea, mõlema kaardi järgi näitas, et siin on telkimisala. Ma ei tea siis. On küll nagu rohkem juba niidetud võib-olla kui muidu või. Et ma ei tea siis. Ma panen ta siia kuskile siis. Noh, telk olemas nagu naksti. Üks autost on veel siin. Jah, ma arvan mingi 11 püüan nagu magama ära minna. Et vaadata, et hommikul vara liikuma hakata. 16:55 Kuressaares läheb buss Tartusse, nii et pean selleks, et Kuressaare saama. Vaatasin, et siit on mingisugune põhimõtteliselt on 30 kilti tegelikult siit Kuressaaret umbes. Et vaatab, mis ma teen. Nii, pakkisin asjad uuesti kokku. Vahepeal lahti. Ei olnud eriti hea magada, ütleme ausalt. Väiksed putukad, ma ei tea, kas nad hammustavad ka, aga igal juhul jube vastikud olid. Kogu aeg tunned, et kuskil keegi kuradi roomab. Et ikka halb oli ikka. Ja kell on praegu alles 6:21. Kell pole 6:30. Päike on juba jumala kõrgel. Et eks jaanipäeva aegse matkamiseks on siuke natuke teistsugune, jah. Palav juba on 25 kraadi vist. 25 on juba põhimõtteliselt peale päikest tõusu. Täna tuleb veel hullem päev, võib-olla kui eile. Et oid raisk, ei tea, kas täna hakkama saab. Vett on nii palju kella 10 aega, siis ainult selle veega. Karujärve kämping, nagu sildid näitavad. Päris metsik ala jälle, mida niita, ma hakkan praegu vaatama. Aga siin tundub, et väga palju rahvast. Need parklid täiesti tühjad. Suvita võib-olla siis kohe majad juurde autodega või pole siin rahvast. Mina tahan ujumiskohta vähemalt minna. Mul on see tähtis. Väga hea, koeri või olla. Lõket, ei, sest rattaga ei või sõita või. Telgi koht üks ilme ööpäev 4 eurot. Ma võin siia ka tulla siis telkima tegelikult. Mul on ujumine ikka tasuta ju. Ujumine ikka, siin ongi need, telkimisplats on see vist või? Vaid veel nool näitab. Kas see on siis telkimisplats või läheb sealt veel paremale? Veel lähen vaatama. Ujumas käime küll, ei ole väga pärast, üks auto, üks vänn. Vaatame, kus see ujumiskoht siin on. Aga siin on täitsa äge ju. Tegelikult selles mõttes, et noh, 25, 2, 12.50 nägu. Noh, telgi kohta on 4 € öö lihtsalt, et noh, see on ka suvaline. Täitsa okei vist või?
ei tea, lähen vaatame siit vette siit samast kuskilt või. Peagi kaugele üldse minema, jah. Nii, ühte asja pole katsetanud. Lifestrow'd. Vaatame, kas ma ei tea, proovin samast veest või. Ma ei ole seda kordagi proovinud. See käis kuidagi nii vist, et see pool läheb vette vist. Pidi puhkuma algul vist. Ja siis vaikselt ivema niimoodi. Ma ei tea, vesi nagu vesi ikka. Jõin küll vett, nii et loodan, midagi ei juhtu. Aga idee poolest töötab. Kui mida mu täna ellu jään, siis vist on kõik okei ju. Lifestraw ka katsetatud. Loomad liiguvad ligi. Vaatad, kas toitu saavad kuskilt. Äge koht ju. Vesi oli muidugi jahedam kui meres veits. Aga kannatas käia küll. Käiega ma hakkan vaikselt vaatama ja edasi liikuma. Nii, jõudsin Kärlasse. Kärlas peaks olema Coop ja siis kell on 9:36, nii et 24 minti aega saab külma õlle võtta. Välja teenitult, peaks ka mainima tegelikult seda. Väga tähtis aspekt selle asja juures. Kärla kirik. Andke räsita tulekust ta muidugi on, aga minu jaoks pink on ka seal, huvitav keegi nagu mida ta vaatab sealt. Aga ma hakkasin sisse minema vist, ma arvan, heas päeva täna. Kas väike koht on, aga poolest leidma, siin on mingi park pidi olema vist või. Google Mapsi järgi. Vaatame, mis me inimesed saame. On prillid ära, parem valgus kuidagi või parem vaadata. Mis on kellegi maja või? Prügikast on seal. Ma ei teagi nüüd. Esimest korda olen siin, ma arvan. Ei meenu küll nagu praegu Kärla. Noh, ei saagi siit üle jah, tagasi kõndima. Jõgi siin on. Üle ega ei hüppa vist. Praegu olekus. No nii, Kärla Coop paistab. Hädas, et siin pood ikka on. Muidu oleks jamaks on. Korra pean vaatama, kell pole 10 veel, et võib-olla korra jalgust sirutama kuskil. Eksisin, on ikka siin pingid ka. Isegi mingi laululava moodi asi või, külakiik. Nii, väike paus. Nii, poessi käidud. Arvad, sellest peaks piisama Kuressaarde jõudmiseks. Aga siis panen ühe kotti ja läheb lahti jälle. Päris hea pikk sirge nii kaua, kui silm ulatub. Ja vähemalt abimehed on kaasas. Ma ei tea, kas te näete siit päike otse lagi pähe. Nagu praegu ei ole vahet, kus sa kõnnid igal, noh, kuna ta on nii kõrgel, siis ta näitab kogu aeg otse ülalt alla, nii et varju leida. Okei, New Yorgist kuskil tõesti leiad võib-olla pilvenähkute vahel. Aga varju leida on ikka keeruline. Täitsa nii, peaks kinni katma ka, et muidu põled veel rohkem ära. Käed on piisavalt pruunid juba ka. Aga okei, siin on natuke vähemalt kõrgem koht, aga näed, sirge tee jätkub. Kõik metsas läheb tempo aeglaseks muidu, vaat siin pole vist otseselt kust rada ka nagu kõrval, muidu nagu metsa sees oleks parem, aga tempo aeglane pluss putukad, aga vaatan, mõtle midagi välja. Muutsin outfiti. Vau, kas ma näen õigesti, et seal tuleb kurv? Sellise tee peal on kurv võimalik, aga samas kunagi kurv tuleb. Lõpmatseni ei saa üks tee otse minna ju.
või saab või? See ilmselt, jah. Aga siin on krossi rada, näed, vaat see on küll huvitav. Või noh, ma ei tea. Igal juhul siuksed täiesti lambi koha peal, nagu täiesti lambi koha peal. Kindlasti saarlased teavad, et see on siin olemas ammu juba olnud. Ma arvan, et see on krossi rada, mis see ikka muu on. Aga ühtegi ingelist siin ei ole. Vaikus, linnud laulavad midagi. Aga noh, siia ei ole mõtet mul vist minna jala kõndima. Ka näed, kurv, tavaline kurv, üks sess. Ilma õlleta ei saaks vist täna vastu pidada tõesti. Keerasin suure tee pealt ära nüüd. Siin on veel huvitavam võib-olla. Suur tee läks päris ägedas, kui kurv tuli. Ikkagi päris aus olla. Aga siit, ma ei tea, vaatame, siit saab peaks ka saama kuidagi kaudu Kuressaarde välja. Ilus väike siuke Kesk-Saaremaa tee. Ma leidsin huvitava asja. Kui sa lähed mändide juurde, siis hakkab palju palavam sul, mis täiesti naljakas tegelikult. Ta kuidagi, ma ei tea, kas ta männis mingi imelik soojus ja mingi allikas nagu. Jah, kuumaks läks õlg. Mänd. Võib-olla jookas ka, ma ei tea. Paistab vari vähemalt eemal. Tuul on ka tõusnud, see on ka nagu positiivne, vähemalt siin kandis. Et võib-olla ei olegi nii hull kokkuvõttes. Nii, mingi sild tekkis siin. Või noh, tekkis, on ehitatud arvatavasti. Mitte huvitavalt. Tee läheb sinna edasi. Jõudsin tagasi Kuressaarde. Jalad on päris läbi, kui päris aus olla. 35 kiltena kõndinud juba. See on päris karm, ei ole palavalt ilmadega. Ma käin ujumas kiirelt ära ja siis teen väikse söögi võib-olla ja siis, või noh, teen kindlasti. Ja siis poest läbi ja ongi bussi peale minek. Aga kuidagi tõesti nagu siiski raske. Mõistat see õlles siis olla, õlled peaks kergemaks tavalist elu tegema. Aga jah, ujunud ära ja siis hakkab palju parem, ma arvan. Pargist läbi ära. Siin on nüüd kõige rikkam rajoon Kuressaares ja varsti ostan mina endale siia korteri. Nüüd randa välja, ma käin ujumas ära kiirelt ja siis tulen siia kuskile varri istuma. Siis kui on selline hoopis teistsugune välja, kui ta külm on. Aga okei, mis seal ikka, tuleb väike amps ära teha. Täitsa okei, pole midagi viga. Kuressaare vast paistab taamalt. Aga ega siin ongi nüüd, et käin poes ja vaikselt hakkan bussi peal sättima ja reis hakkab vaikselt otsa saama. Ei tea, nii palav, et lihtsalt ei ole võimalik, noh, lihtsalt, no, või on võimalik idee poolest, aga ma tegingi ju. Eile 40 kilti, täna tuleb isegi vist 45 kokku, kui ma koju ka veel jõuan, nii et 85 kilti 2 päevaga, seljakott seljas, varustus kaasas ja 31 kraadi sooja, noh, ei ole päris nalja siis ei pole, jah. Okei, noh, tegelikult oli tore Saaremaal olla, nii et selles mõttes on kõik super, et midagi ei ole nii hullusti. Sest ära põlenud ja ära puretud igast elukate poolt, noh, mõtlen siis igast need, kes hammustavad ja nõelavad. Mitte küll rätsikut ma ei näinudki. Ühte surnud nägin tee peal, ma ei hakanud sellest pilti tegema, Simo oleks ära ehmatanud. Aga jaa, ma loodan, et kodutöö läheb ka sujuvalt. Esmaspäev on täitsa tühi laev. Usku võtta. Siin on täitsa need natuke ruumi. Head, et pühapäeva ei tulnud. Või noh,
arvates teistpäev oleks ka okei, ruumi mõttes. aga noh, ma olen bussis, nii et selles mõttes ei ole vahet.